kabineti nõupidamine ja ülevaate toimumust annavad peaminister Kristen Michal, siseminister Lauri Läänemets ja justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Ja palun alustab peaminister. Nii, tervist, head ajakirjanikud, head vaatajad ja kuulajad. See on nüüd selliste intsidentide puhul esimene kord, kus süüdlane või vähemalt kahtlusalune, oleme siiski täpselt kahtlusalune laev peeti kinni ja uurimistoimingute läbiviimiseks on ka viidud sellised esimesed sammud läbi. Ja seda uurimist juhib Soome, nagu ka varasemal korral, kuna see on Soome poolel merest. Soome siis võtab selle nii-öelda juhtohjad ja meiega siis koos tegutseme. Meie jaoks üldiselt erinevates punktides, mis on kindlasti oluline, et vastustada küsimustele, et kas Eesti varustuskindlus kuidagi on ohus. Avalikkuses on seda ka Eleringi Eesti Energia poolt kenasti kommenteeritud. Vastus on, et ei ole. Kasutatakse erinevaid varuelektrijaamu ja reserve. Ja öelnud, et Venemaa ja Hiina testivad, kas ja mida Euroopa Liit ja NATO meie ühenduste lõhkumise korral ette võtavad. Seniste juhtumite puhul pole Euroopa Liit ja NATO midagi reaalselt teinud. Ja kindlasti, vähemalt meie nägemuses, mida ma ka kirjeldasin siin valitsuskabineti poole pealt, võiks kriitilise taristu kaitsel riigid olla aktiivsemad siin Läänemeres. Mis see tähendab? See tähendab praktikas seda, et meie merevägi koos liitlastega ilmselt hakkab aktiivsemalt toimetama kriitilise taristu juures ja hoolitseb nii seire kui heidutuse eest rohkem, kui ta võib-olla praeguses faasis teinud on. Kohe, kui me lõpetame siin pressikonverentsi, vestlen ma NATO peasekretäriga, et arutame läbi, mida me saame teha selleks. Omavaheline suhtlus töötasandil nii NATO kui Euroopa Liidu liikmetega on meil täiesti olemas ja meil on vaja suur hulk samme astuda, nagu ma kirjeldasin selle kriitilise infrastruktuuri kaitseks, muu hulgas ka meie kaitseväe sealolek ja liitlaste nii-öelda võimete võimalusel kasutamine. Aitäh!